Ja ühel hetkel ma lihtsalt panin ukse enda järelt kinni ja ütlesin kolleegidele, et ma lähen nüüd ameeriklastele silikonist muffini panna müüma. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Tervitused kõigile. Äärmiselt tore on teid kõiki siin tervitada ja ma olen väga tänulik, et olete selle aja võtnud, et seda saadet kuulata. Täna on meil külas Alvar, kes viimased 1,5 aastat on Amazonis tegutsenud ja ta on üle 20 000 toote seal maha müünud ja tekitanud endal käivet rohkem kui €500,000 eest. Et Alvariga vesteldes tekkis mul äärmiselt palju erinevaid küsimusi, mida ma oleks täna teile küsida, aga kahjuks ei saata aega otsa. Et kallis kuulaja, et mine hakkametegutsema.ee ja jätkame seal kommentaar, kirjutage mulle küsimusi, mida tahaks minu käest küsida või Alvari käest. Ja kui need tuleb piisavalt, siis me teeme järgmise saatega Alvariga, kus ta vastabki teie küsimustele. Et mis seal ikka, hakkame täna saadet nautima. Tervist kõigile, et täna on meil siis saates Alvar Raagel, kes tutvustab ennast nüüd täpsemalt ise ja räägib, et millega ta tegeleb. Tervist, olen Alvar, nagu mainiti, ja minu põhiline fookus ja tunnid päevast kuluvad Amazonis kaubandusärile. Alustasin Amazonis sellise tavapärase üksiküritajana, ostes Hiinast standardtoodet ja müües seda Amazonis. Ja nüüd hakkab tekkima selline väikene ettevõtte ümber. On 2 inimest mind aitamas hetkel ja peale enda toote müümise püüame aidata ka teisi Eesti ettevõtjaid nende tooteid viia siis ka Amazoni turgudele. Et see on nagu lühidalt mu hetkel põhitegevus. Räägi mulle, et kuidas sul üldse see idee tuli, et minna Amazoni? Et seal on turg on meeletu, müüjad on palju. Kus sa selle julguse võtsid üldse? See on võib-olla nagu pikem jutt, et mingis mõttes võiks ütelda, et see oli täielik kannapööre. Millest? Eelnevast elust. Ehk siis, mis sa enne tegid? Ma olin riigiametis üsna sellises turvalises positsioonis. Ja ühel hetkel ma lihtsalt panin ukse enda järelt kinni ja ütlesin kolleegidele, et ma lähen nüüd ameeriklastele silikonist muffini panna müüma. Et kindlasti ta oli 180 kraadi muudatus mu elus, sest peale seda, kui ma olin nagu ukse enda järgi kinni pannud, need asjad, mis ma siis tegin, näiteks kauba otsimine ja disainimine ja transpordikorraldus ja Amazonis turustamine, et need olid kõik need asjad, mida ma elus ei olnud kordagi varem teinud, isegi mitte midagi sinna lähedale. Nii et selles mõttes ta oli nagu täielik nagu selline kannapööre. Samas aga ma arvan, et ega ükski seeme ei hakka idanema ka mullas, mis poleks kuidagigi ette valmistatud. Et enne kui ma oma palgatööl panin ukse kinni, siis ma päris pikalt tegelesin enese arenguga ettevõtlusteemal. Et mu vaba aeg, mis jäi tööst üle, see enamasti kulus kas siis broadcastide kuulamisele, mis olid ettevõtlusest või enese arengust. Lugesin väga palju raamatuid sel teemal, käisin seminaridel, proovisin väga palju asju. Kinnisvarast proovisin üsna pikalt, tegin mõned täitsa siuksed tehingud, aga ei jõudnud kunagi millegi järjepideva juurde, mida oleks saanud edaspidi jätkata. Ja mul oli see sama probleem, mis väga paljudel inimestel, kes tunnevad, et nad tahaks palgatööst loobuda, et mis see teema siis peaks olema, millega hakata ettevõtet looma. Ja ma arvan, et miks nii mina kui ka võib-olla väga paljud inimesed on kimpus sellega, on võib-olla see, et enamasti meid õpetatakse, et tee seda, kus su kirg on ja mida sa teeksid siis ka, kui sul sellest ei makstaks.
ja noh, ma otsisin täpselt samamoodi, et ma olin õppinud bioloogiks, mulle meeldis viibida looduses. No see oli teatud vabaduse tunne, mida ma sealt sain. Ja ma mõtlesin näiteks, et noh, kas ma võiksin olla siis matkajuht. Või näiteks ma Norras andsin kajaki matkasid. Samuti kinnisvara meeldis, aga sealt ei tulnud mitte kunagi sellist järjepidevat ettevõtlust. Ja see oli selle hetkeni nõnda, kuni ma mõtlesin enda peas selle filosoofia pisut ümber. Et ja ma hakkasin nagu rohkem võib-olla sellist vastandlikku koolkonda kuulama, kes nagu pigem ütles, et follow the money and passion will come later. Et see tundub nagu väga vastandlik, aga ma ühel hetkel nagu panin need asjad kokku, et tegelikult see, et olla nagu hea ettevõtja, see eeldab palju rohkem kui lihtsalt seda, et sul on kirg toote või teenuse vastu, mida sa pakud. Et see on loomulikult väga hea, kui sa oled selle asja fänn, mida sa ka müüd teistele, sest sa saad paremini siis aru turul olevatest konkurentsist, kuidas olla parem. Sul on võib-olla seda kirge rohkem, et rasketest aegadest läbi minna. Aga kui nüüd olla nagu päris reaalne, et mõelda, et näiteks mul on kirg kringlite küpsetamise vastu või küpsetamise vastu ja siis ma teen oma pagariäri, siis küpsetamine on nagu ainult üks väike osa sellest kõigest, mida tuleb teha. Et see on samamoodi on tarvis produktid kuidagi tuua kohale kohvikus, see kohvik on enne seda vaja kuskilt leida, kus käib palju rahvast, siis on vaja selle teha turustus, siis peab seal keegi koristama ja siis muidugi iga ettevõtja peaaegu peavalu on raamatupidamine. Neid asju, mis sinna lisandub, neid on nagu tohutult ja väga lihtsalt võib muuta nagu see enda jaoks nagu see põnev hobi, sellest võib teha sellise ränga töö enda jaoks, mis enam ei paku mitte mingisugust kirge. Ja seetõttu ma mõtlesin enda jaoks lahti, et tegelikult see ettevõtjaks olemine ei ole mitte nagu kirg selle konkreetse nüüd toote ega produkti või teenuse vastu, vaid tegelikult see on kirg luua süsteeme ja luua midagi uut ja otsida lahendusi ja olla nagu pidevalt selline õppimisvalmis ja näljana. Et need on nagu pisut teistmoodi omadused. Ja kui ma selle nagu olin enda jaoks lahti mõelnud, siis ma arvan, et ma lugesin raamatut Millionaire Fastlane ja seal oli nagu mitu head pointi minu jaoks. Et üks oli see, et sul makstakse eelkõige sellest, et sa lahendad inimeste probleeme või sa lood neile väärtust ja siis on nagu küsimus, et kuidas sa seda võimendad. Ja kõige parem võimendamise koht, ma arvan, mida ma tean, on internet, kus sa pääsed väga paljude inimesteni ning üks hetk, kui mu hea sõber Martin ütles, et ta hakkab nüüd Amazonis müüma füüsilisi produkte, siis ma kohe võtsin tal nööbist kinni ja tegelikult see, et ma ei teadnud sellest ärist absoluutselt mitte kui midagi. Esimesed produktid, mis me Martiniga välja valisime, tundusid pehmelt öeldes jaburad. Ma ei oleks neid iial mitte kunagi ostnud, puudus absoluutselt igasugune kirg nagu selle konkreetse toote vastu. Aga see, et kui me saime lõpuks müüma ja see tunne, et kui sul esimene müük oli tehtud ja see asi hakkas nagu käima ja sa said aru, et sa oled nagu tõesti loonud mingi ettevõtte, mis toob Hiinast asju ja müüb seda Ameerikas, siis see oli tegelikult see hetk, kus nagu hakkas see kirg tekkima. Et ma korra lähen veel, aitäh jagamast, ma lähen korra veel sellest natuke sammu tagasi. Et kui sa mõtlesid, et see on see päev, nüüd ma lähen töölt ära, et kui kindlad sa ennast tundsid või kas see, et sa lahkusid turvalisest tööst, andis sulle just seda motivatsiooni rohkem juurde, et nüüd ma pean hakkama mingit rohkem tegema ja sa nii-öelda pühendusid sellele täielikult, kui ennem oli lihtsalt idee ja mis ma otsin ja niimoodi. Et kas on loogiline, mis ma mõtlen? Mingis mõttes küll, et see loomulikult ei olnud nii lihtne.
ma käisin päris mitu korda enne langevarjuhüpet tegemas ja just selle pärast, et saada seda tunnet, et sa seisad seal ääre peal ja sa teed selle sammu, et sa hüppad tundmatusse ja noh, sisuliselt loodad, et see vari ikkagist avanub. Kuni ma lõpuks siis tegin selle ka töö juures. Et kindlasti olid kahtlused, aga ma arvan, et mis selle vastu aitab, on alati see, et kui sa mõtled, et mis on see kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Ja noh, too hetk ilmselt minu jaoks kõige hullem asi oleks siis olnud, et ma lähen tööle tagasi. Noh, mida me saame kõik teha. Et ja teisest küljest, et kuidas ma oleks ennast tundnud, kui ma ei oleks seda sammu teinud, noh ilmselt ma kardan, et see oleks jäänud terve elu jälle hingele, et ma ei julgenud seda sammu teha. Ja võttes nagu need asjad kokku, siis tundus, et seda igal juhul peaks tegema. Ja siis, ja kui sa nüüd selle sammu tegid, et ma lihtsalt uurin, et kui kinnustatud või suur investeering see nagu Amazonisse minek oli sinu jaoks, et rahaliselt ma mõtlen, et paljud mõtlevad, et mul ei ole seda raha, et kindlasti on Alvar miljonär juba ennem, et või oli hästi kinnustatud, et ta võis seda riski võtta. Et kuidas see nagu tegelik, nagu päriselt ka nagu oli? Ma laenuraha kohe alguses ei pannud Amazoni. Et selles suhtes vähemalt see risk oli nii palju maandatud, et kui kõik oleks läinud untsu, siis ma ei oleks olnud võlgades. Küll aga ma panin ikkagist enamuse nendest säästudest, mis mul oli tookord. Ma alustasin 10 000-ga, tellisin Hiinast mingisuguseid kummalisi silikonvorme. Mõtlesin ühe hetk selle peale, et mul on nüüd paar tuhat tükki mingisuguseid silikonist jublakaid. Ja et kui ma neid ära ei müü, siis noh, ilmselt mul ei ole nagu mitte kui midagi teha. Aga kuidas ma ütlen, kuigi nagu see asi ise mind, nagu see toode ise mind ei veennud, aga kui ma rääkisin pikalt sellest ka oma äripartneriga ja ma olin ise ennast nii palju eelnevalt harinud ettevõtlusteemal, et kuigi ma olin antud valdkonnas võhik, siis ma sain aru, et see nagu, kuidas ta asju näeb ja see ettevõtte valdkond ise, et sellel on perspektiivi ja see nagu noh, oma olemuselt tundus loogiline. Aga mis võttis siin ikkagi riski, et ostab muffi või neid vorme, et kuidas te suutisid ära rääkida sellega, et kuule, tule, lähme ostame paar tuhat säästa, investeerime raha muffini vormidesse. Kus selle toote valik, kuidas see nagu käis? Ma arvan, et kes paljuski sellest, mida tollal need Amazoni ärimentorid õpetasid, et alusta mingisugusest lihtsast tootest, mis ei lähe katki, millega pole eriti palju kliendi probleeme, mis on odav, sest siis sa jõuad seda tellida piisavas koguses ja saata Amazoni nii, et ta ei jookse kohe tühjaks laost. Et, ja millel on piisavalt nõudlust. Nii et see oli nagu sellest tingitud siis. Et siis põhimõtteliselt meeletu uuringud ja vaatasid, mida ostetakse, kus on nõudlus, mida tahetakse ja valid oma see nišš välja. Noh, ütleme nii, et me olime päris palju kuulanud mentoreid, aga nüüd see konkreetse toote, millega mina alustasin, valisime välja nõnda, et ma läksin sõbrale külla, ütlesin, et ma olen jõudnud ka sinna maani, kus sina, et internet on üks parimaid võimenduse kohti, et räägi mulle sellest. Üks õhtu rääkisime, teine päev juba istusime maha, valisime tooted välja, tellisime ära ja meil oli kohe eesmärk, et kuu ajaga peab saama müüma. Ehk siis, noh, selge see, et miks enamus asju nagu takerdub, on see, et nad jäävad venima liiga pikalt ja me võtsime kohe selle eesmärgi, et me peame saama nagu väga kiiresti turule, et siis me vähemalt juba oleme äris ja me peame neid asju tegema, et me ei saa neid lükata edasi. Okay. Ja nüüd, kui teil on tooted asjad olemas, kuu aega oli see esimene eesmärk, et mis on need põhimõtteliselt tähtsamad tegevused, et kuna see ennem interneti sellest Amazonist mitte midagi ei teadnud, et mida sa kõigepealt selgeks endale pead tegema, et kas, kuidas välja paista seal, kuidas reklaami teha või kuhu te nagu fookus panite? Tollal me panime fookuse sellele, et leida juba Amazonis olev toode, mis müüb seal võrdlemisi hästi vaatamata sellele, et
need olemasolevad müüjad võib-olla ei ole väga professionaalsed. Et me nägime seal kohta, mida me saame paremini teha, et noh, siis oli selge, et kui see toode juba müüb, aga siis me lähme ka sinna, pakume seda sama, aga teeme midagi paremini, et meid võiks siis see edu saata. Et tollal see töötas nõnda, siis oli konkurents väiksem. Tänapäeval ma enam seda mudelit ei soovita, sest keskmine Amazoni müüja ei ole enam juhuslik inimene, see tase on päris hea. Et nüüd on juba tähtis, et see toode ise paistaks silma, oleks erinev. Okei, et nüüd on uued tuuled nii-öelda, et aga kui lühidalt oskad öelda, mis oleks see strateegia praegu, et mida sa kasutad, kui mina nagu sooviks minna, hakata alustama, et kuidas mu see nagu väga lühidalt see toote valik või see, et mina peaks keskenduma? Ma pigem valiks valdkonnast, kus on selline mõõdukus või hea nõudlus, et ma väldiksin pigem väga väikseid nišše, kus üldse ei ole ostjaid. Jah, seal ei ole ka eriti konkurentsi, aga seal puudub nagu see ka võimalus väga kiirelt kasvada. Kohad, kus võib väga kiirelt kasvada, on ikkagist valdkonnad, kus on palju nõudlust. Ja siis on see küsimus, et see toode, mis sa sinna turule viid, see peaks täitma mingisuguse tühimiku või olema mingisugune edasiarendus, pakkuma midagi senisele lisaks. Et noh, ütleme, et kui varasemad tooted võib-olla olid rohkem sellised funktsioonile mõeldud ja industriaalse väljanägemisega, et siis sa võib-olla teed mingisuguse sama toote, aga annad talle lihtsalt fansima välimuse, on üks võimalus, mida meie oleme enda äris püüdnud kasutada. Et pigem nagu see vastus. Ja siis loomulikult see väga hea klienditeenindus ja väga hea toote lehekülje tegemine, et see on juba tänapäeval primaarne, et sellest ei pääse ümber. Absoluutselt. Aga nüüd kui läheb jälle siin algust tagasi, kui te panite oma toote müüki asjad, et kas kõik läks sujuvalt või oli ikka nii aegu, kui ikka mõtlesid, miks ma küll tulin siia või oli ka siuksed aegu? Võiks ütelda, et sujuvalt läks väga vähe asju. Et tegelikult oli ainult pidev probleemi otsa, mille me lahendasime. Sujuvalt läks ainult toote launch ja esimesed paar nädalat. Ja jumal tänatud, et see nii läks, sest see andis mulle selle tunde, et siin on tegelikult see potentsiaal olemas. Ja peale seda ma olin valmis lahendama ka kõiksugu ette tulevaid probleeme ja neid on tõesti tulnud. Vahel tunne, et me oleme kõik läbi teinud, mis vähegi saab untsu minna. Et noh, juba alustades sellest, et esimene toode oli ju Hiina standardtoode, millega me läksime Amazoni turule ja meil oli põhimõte tollal, et me teeme lihtsalt parema turunduse ja saame sellega edu, mis ka tõesti töötas nõnda. Aga me ei arvestanud sellega, et näiteks need tootelehed, mis me loome seal Amazonis, need ei kuulu meile, need kuuluvad Amazoni kataloogi. Ja iga üks, kes müüb seda samat toodet, võib tulla sinna meie lehe alla, kasutada ära seda trafficut, mis me oleme loonud, millesse me oleme investeerinud ja hakata enda toodet müüma odavamalt ja võtta meilt kõik müügid ära. Et see oli näiteks olukord üsna algusfaasis, kus esimene toode läks väga hästi müüma. Me tellisime seda 4000 tükki ja järgmine hetk me võib-olla ei müünud mõni päev mitte ühtegi, sest keegi teine võttis meie müügid ära. No, selle vastu siis näiteks tookord aitas see, et me muutsime seda toodet, tegime ta omanäoliseks, natuke tootearendust. Aga neid probleeme on väga palju olnud, mis on ette tulnud. Aga kuidas te neist üle olete saanud? Et selles, kus see energia on, et sellepärast, et ma tean endal nagu, et need probleeme ainult tuleb ja siis lihtsalt tekib, et need on nii palju, ma ei viitsi enam tegeleda ja siis ei viitsigi. Et kuidas te selle nagu üle saanud? No, üks hea võimalus on see, et sa asetud ennast olukorda, kus ei ole teist valikut. Et senikaua, kui sa ei ole pihta hakanud ja sa näed probleeme, sul on alati võimalus neid edasi lükata. Kui sa oled reaalselt oma rahadega sees, mis võivad olla üsna nagu märkimisväärne osa sinu materiaalsest väärtusest, noh, siis see on tihti piisav argument, et sa vajadusel töötad ka öösel, kui on vaja. Et see on nagu üks võimalus ja teine on
lihtsalt see, et ega vahepeal ongi, kui pilv läheb väga mustaks pea kohal, siis korra leida see koht, kus saab ennast välja lülitada. Ja noh, parem on, kui see ei ole alkohol. Et minu puhul on see sport pigem, üritan regulaarselt teha, kord päevas, midagi füüsiliselt aktiivselt, et see on nagu minu see hetk, kus ma saan aju välja lülitada. Ja peale seda nagu siis tulla tagasi, nii et ma nagu korra saanud mõtetest puhata. Et ma olen nooruses päris palju sporti teinud ja see oli meil alati nagu see ütelus, et sportlane peab ükspuha mis olukorras, kui punasest ta kanda, peab säilitama vähemalt selle sportliku kehahoiaku. Ehk et isegi kui jõud kaob, siis sa pead suutma hoida seda fookust ja tulema sealt raskest hetkest välja. Eks samamoodi on ka äris tegelikult, et tõesti jõud vahepeal kaob, aga siis lihtsalt püüab ennast ka hoida fookuses ehk siis kehaasendit veel hoida ja kõik see on ju sinusoidne, et järgmine hetk on jälle parem. Kõik nii-öelda, et kui on tunne, et madal hetk, siis peab ka midagi hakkama jälle üles minema. Et nagu Ameerika raudteed ma pakun välja alguses, et üsnagi jah, see Amazoni kaubandusäri alguses meie puhul oli küll täiesti Ameerika raudtee. Kuna me nagu müüsime ka tooteid, millel oli turgu, siis meil oli vaja sinna päris palju koguseid saata lattu. Ja kui mingi jama juhtus, siis oli jälle see, et kus oli väga palju tooteid, mida ei saanud müüa. Nii et need tunded olid tihti vastandlikud, et üks päev tundsid, et rokid täiega ja järgmine päev oli väga palju muret. Okei, aga palju tooted teie praegult hetkel nagu müüte? Mitu erinevat? Kui paljud tooted on sellised, mis on justkui nagu põhitoote toetuseks turule viidud, aga mis tegelikult ju samamoodi teevad head kasumimarginaali, mõnikord isegi paremini kui põhitoode. See on nagu hetkel on raske ütelda, võib-olla 10. Et ütleme, et kui ma näiteks müün vaakumkiletajat, et siis ma saan sinna juurde viia veel posu kilekotte, kilerulle, vaakumkambreid, et kõik need on ka turul. Et kokku ma arvan, et umbes 10. Et mis mul selle Amazoni puhul meeldib võrreldes tavapärase poes kaubandusäriga on see, et kui sa poodi lähed oma brändiga, siis nad tahavad üldjuhul näha, et sul on välja ehitatud bränd, et sa ei tule siin ühe tootega, see näeks riiulil kuidagi tühi ja naljakas välja. Aga Amazonis sellist ballasti müüa lihtsalt selleks, et bränd näeks kuidagi suurem välja, vähemalt meie küll ei arvasta, et selleks puudub vajadus. Kuna need tooted, kuna ta ei ole nagu selline üks füüsiline pood, eks ole, et kui inimene tuleb su poodi, siis ta tuleb võib-olla ühe asja järgi, võtab teise ka. Amazonis on ju kõik need seal koos ja see sinu toode, ta konkureerib kõigi teiste samasuguste toodetega, mis seal ka on. Ja kui ta on nagu millegi poolest kehv toode ja su bränd ei ole väga tugev, mis alustaval müüjal ju tegelikult ei ole, ta brändi ei teata, siis puudub ka nagu igasugune mõte kehva toodet sinna viia, et lõpuks meie oleme jätnud alles ainult tooted, mis teevad head kasumimarginaali, ja kui nad ühel hetkel seda enam ei tee, et siis me pigem asendame välja. Selge, et aga nüüd kui minna ära nende alguspäevade juurde, et kui te panite selle esimese toote müük, et kaua aega läks, kui te nägite, et hakkas ka mingit kasumit tooma? See on hea küsimus, sellepärast, et enamus alustavaid Amazoni müüjaid ei tea oma numbritest midagi. See on ka tõsi, sest Amazon ise need müügi näitajad, mis ta sulle annab, need ei sisalda su enda toote hinda ja kuna enamus müüjaid kasutab ka pidevalt pay-per-click reklaami, ehk siis nagu kliki eest makstud reklaami, siis see on lisakulu sinna juurde, pluss veel igasugused kulud, millest neil puudub tegelik ülevaade. Nii et ma arvan, et võib-olla pool aastat me reaalselt ei teadnud, palju me seal teenime, et jah, oli mingi aimdus, aga
selgelt nagu sellist pilti, et kas see on nüüd pluss, miinus ja kui palju pluss. Tegelikult seda ei olnud, et kuni me panime need kasumiarvutusprogrammid taha ja peale seda läks elu palju lihtsamaks. Aga miks sa seda varem ei teinud, ei pannud nii programmi peale? Ei teadnud lihtsalt, sest Amazon neid ei paku. Need on kolmandate osapoolte poolt. Hello Profit või Fetcher või veel paar programmi. Ja paljud neist on alles hiljuti tulnud turule. Nii et need nagu Amazoni äriteenused ka arenevad koos selle Amazoni endaga. Aga kus ta nagu, kui te esimesed pool aastat ei teadnud täpselt oma numbreid, mis te motiveeris seda edasi, sest te ei teadnud, et kas teil tuleb kasumit või kahjumit? No ikka usud, et tuleb kasumit. Ja lõpuks, kui said numbrid teada ja said aru, et tegelikult esimesed pool aastat me olime väga palju müünud, aga me ei olnud mitte midagi teeninud. Siis võt see koht võis olla murde koht sisuliselt, kus sa saad aru, et sa oled nii palju sisse pannud endast ja peale poolt aastat sa oled ikka nullis, peale meeletuid jõupingutusi. Siis see oleks olnud võib-olla murde koht, kui järgmine kuu ei oleks kohe väga kasumlik tulnud. Aga kas see, et te kasumlikku jõudsite, oli just sellepärast, et te need programmid panite, tegite väikse muudatused ja siis tänu sellele läks? Või lihtsalt oli hea müük või jõulud või? Tegelikult see tuli toote valikust, et me läksime Amazoni peale nagu eelsete teadmistega, mis minu arust väga tihti ka sellistel äriseminaridel juhtub, et sulle õpetatakse seda, kuidas keegi sai rikkaks, aga see juhtus mõned aastad tagasi ja vahepeal on reeglid muutunud, turg on muutunud ja see ajaaken on nagu nihkunud, millal sa midagi said teha. Et selleks, et sa reaalselt omaksid seda aimdust, et mis nagu hetkel on mõistlik turul teha. Selleks peabki ise turul olema, vähemalt minul on selline tunne. Ja peale seda, kui me pool aastat olime olnud ja saime aru, et selliseid odavaid laiatarbe kaupasid, mis mitte kuidagi ei eristu ülejäänud 10 või 100, mida juba müüakse Amazonis, et seda ei ole mõtet müüa, seal ei ole piisavalt kasumi marginaali. Ja peale seda siis tegime üsna kardinaalse muudatuse toote valikus ja hakkasime viima turule kallimaid ja elektroonilisi tooteid. Aga nüüd teine küsimus, et miks Amazon USA, miks mitte UK, Saksamaa, mingid Euroopa maad, kus on natukene võib-olla distants on väiksem ja ajavahe on väiksem, et USAs on ajavahe väga suur, et väga raske on ju tegelikult, sa pead ju üldse teises režiimis töötama. Tegelikult ei pea nii väga, sest tähtis on eelkõige saada klientide kirjadele kiiresti vastatud ja kui seda teha hommikul vara ja õhtul enne magama minekut, siis see on piisavalt kiire, et sellega ei ole probleeme, vähemalt meil olnud. Aga miks USA turg, kõige suurem turg maailmas, vast on lihtne põhjendus, et ja muidugi ka see, et me olime hästi nende USA Amazoni broadcastide vaimus ennast harinud, et kuna Euroopa turud on väiksemad, seal on vähem müüjaid, seal on ka vähem selliseid seminariprogramme käimas, mis räägiks nüüd ainult Inglismaa või Saksamaa turust ja saksa keelt me ka ei valda, et siis kuna me nagu selle USA mentorluse saatel olime ennast harinud, siis see tundus ka meile nagu kõige loogilisem tee, kuhu minna. Ja nüüd, kui sa oled vist üle aasta seda teinud, et kuidas sa näed seda tulevikku, et nüüd juba on kasumit, et peale esimest aastat põhimõtteliselt võib isegi öelda, et te olete juba korralikult kasulikud. Ja, kindlasti. Ja mis on need järgmised sammud nagu, et kas tootevalik suureneb ja võtate töötajaid juurde ja see ainult kasvab või kuidas, mis nagu mõtted on? See oleks muidugi ideaal variant, et saaks järjest rohkem kasumlikke tooteid ja järjest vähem ise olla kättpidi nagu selles tegevuses ja tegeleda nende asjadega, mis endal kõige paremini välja tulevad või mis ettevõtted kõige rohkem edasi viivad. Antud hetkel ma näen selleks nüüd, kus nagu sellised põhitööprotsessid on kõik kaardistatud, selgeks tehtud ja ka paljuski juba antud kellegile teisele teha, et siis põhiküsimus hetkel on see tootevalik. Ma arvan, et ma lähen Hiina ka
sellel kevadel messile ja lootus oleks sealt tuua tooteid, mida hetkel ei müüda Alibabas, kust ostab enamus USA sellereid oma kauba ja müüa neid siis. Sest siis tekib nagu see eristumise moment. Kas sa näed ka võimalust, et Eestist mingi väike tootja või suurem tootja saaks Amazoni minna või seal nagu läbi müüa? Kindlasti ma näen seda võimalust. Võib-olla sellest vara rääkida, aga hetkel me viime Bread & Kids'i lastemütse Ameerikasse, samuti ka UK turule. Et kindlasti see ei saa olla iga toode, mis hakkab edukalt Amazonis müüma. Minu silmis need tooted üldse laias laastus võib-olla jagunevad 2 klassi. Et üks toode on selline, mida sa saad müüa sellepärast, et ta on lahe toode, hea toode ja see bränd nagu väga ei mängi rolli. Ja ma arvan, et Bread & Kids'i lastemütsid on üks selline asi, et kui inimene vaatab pilti, ta saab aru, et see on teistmoodi, see on erinev, see on kvaliteetsem kui Hiina standard. Ja ta võiks müüa sellepärast, et see avapilt viib selle väärtuse inimesele kohale. Aga on ka väga palju tooteid sisuliselt, kus sul peaks olema varem üles ehitatud bränd näiteks sotsiaalmeedias ja mis müüvad eelkõige sellepärast, et inimesele meeldib see bränd, et kas ta on siis ilutoode või mingi tervisetoode, sest enamasti nad on ju pakendatud sarnaselt, et kas mingi pruun paber, kott või pudel või naturaalne kosmeetika. Loomulikult nad natuke eristuvad, aga kui sa lähed Amazoni ja otsid näiteks, võtame suvalise näite, looduslik kosmeetika. Ja kui sa brändi ei tea, jah, sa võib-olla vaatad veidike pakendit, sa vaatad inimeste tagasisidet, aga lõpuks, kui inimene nagu ei taha brändi osta, siis ta ei oska brändi osta, siis ta ostab hinda. Ja siis sa nagu võistled hinnaga seal. Et seetõttu mul näidab, et kõik tooted ei lähe kohe edukalt müüma Amazoni nagu enda sees, et seal tuleks tegeleda ka väljaspoolt liikluse juhtimisega ja selle brändi üles ehitamisega. Okei. Aga nüüd, kui veel sinu juurde tagasi minna, et väga uskumatult see kõike seda nagu oled ainult aasta aega teinud ja juba nii edukalt läinud, et mis on nagu eelmise aasta kõige suurem selline õppetund sinu jaoks olnud? Et ma tean, et on päris palju olnud, aga mis on see üks, mis nagu kui sa mõtled, et et oleks ma seda teadnud, et siis oleks palju paremini näinud näiteks? Üks asi on kindlasti see tootega eristumise koht ja muidugi ka kvaliteet, et kunagi, kui Amazon ei olnud nii tuntud, seal ei olnud nii palju liiklus, see Amazoni võib-olla põhiline mure oli, et kuidas saada liiklust, rohkem müüjaid, rohkem ostjaid ja see fookus oli kvantiteedil. Kvaliteedil ei pööratud nii suurt tähelepanu. Ja me alustasime sarnase ideega, et võib-olla pole palju vahet, mida sa müüd, peaasi, et sa teed need trikid ära selle platvormi peal, mis muudavad sind inimestele nähtavaks, ostad kuskilt review'd sisse ja sa müüdki väga hästi olemata sellest, et mida sa müüd. Tänasel päeval on see kardinaalselt muutunud, seda mõtlemist ma ei soovitaks ühelegi müüjale enam, et nüüd on kindlalt see, et sa pead müüma head toodet, sa pead müüma seda väga hästi ja väga hea klienditeenindus peab olema. Et mis on nagu äge, et tegelikult selline äri peakski olema, et see, mida sa pakud inimestele on asi, mida sa ise ka julgeksid soovitada. Nüüd, kui ma lähen tagasi, kuidas ma ütlen, kui ma mõni kuulaja on jälle see, et ma olen tavaline Eesti inimene, seal maailmas on raske läbi lüüa, et kindlasti see nõuab jälle palju investeeringuid raha, et mida sa nagu neile ütleksid, et millest peaks nagu alustama, et ütleme see Amazoni jutt on äärmiselt inspireeriv, on ju, et kus alustada ja mis see oleks sinu jaoks see nagu miinimumkapital, millega võiks nagu inimene proovida Amazonis midagi teha? Miinimumkapital oleneb ka tootest, aga ma ütleks, et 5000 võiks ta vähemalt olla.
parem, kui ta oleks 10 000, mis võiks olla selline minimaalne maht, millega alustada ja võib-olla isegi enamus asju ei jää mitte raha taha, kui just selle taha, kui palju me hindame, et me peame sinna aega sisse panema, sest neid pisiasju, mis kõik võtavad seda aega, eriti kui me teeme seda esimest korda ja Amazon on täiesti uus platvorm, et isegi inimesed, kes varem on veebipoodi pidanud, sellist klassikalist, nende jaoks on see täiesti uus. Rääkimata siis mulle endale, kui ma alustasin ja tulin täiesti tühja lehe pealt. Et kõik sellised pisiasjad, mis ei olegi võib-olla otseselt seotud kohe ärieduga, söövad tohutut aja ära. Ja kui sa ei ole arvestanud sellega, et sa pead sinna väga palju aega sisse panema, siis on nagu väga lihtne olla ühel hetkel mitte motiveeritud. Et minu soovitus oleks teha seda kellegiga koos. Ma ise tegin seda koos oma äripartneriga, mu enda äripartner alustas koos seda oma vennaga ja põhipõhjus, miks seda on hea kohe alguses kellegiga koos teha, kes on sinust erinev või erinevate isikuomadustega, on see, et need ülesanded, mida on tarvis teha enne, kui toode jõuab müüki ja siis veel edukalt müüma hakkab, et neid on nii palju ja nad on nii erinevad ja nad on nii uudsed enamasti sellest, mida me oleme varem teinud. Et lihtne on kokku joosta lihtsalt ja sattuda stressi. Sest kõike on vaja korraga teha ja kõike seda on nii palju. Sa pead otsima uusi tooteid, neid kujundama, korraldama transporti, vahepeal on midagi tolli kinni jäänud, Amazonis tegema turundus, siis tuleb negatiivne kliendi tagasiside tegelema sellega. Et kui sa ei suuda kohe alguses süsteemi luua ja sa üritad lihtsalt kõike teha üksinda ja teha une arvelt kas või, siis lihtsalt need piirid tulevad ruttu ette, et sa võib-olla tõmbad ennast väga kiiresti kinni. Suurepärase soovitud, Alvar, tänud sellele. Et nüüd lähme väike kiirküsimuste juurde. Et ma küsin just üks asja, et kuidas sinul endal on hommikused rutiinid, et millega sa paned alati enda hommiku käima, et mis on need tegevused? No ei ole nagu midagi sellist väga inspireerivat võib-olla ütelda, et enne kui ma ettevõtlusega ei tegelenud, siis ma kuulasin broadcasti ja üritasin enne palgatööle minekut ennast arendada ettevõtluse suunal. Nüüd, kus mu põhitöö ongi ettevõtte juhtimine, siis ma lihtsalt prioritiseerin oma tegevused, ma olen hommiku inimene, hakkan kohe tööd tegema, söön hommikusöögi ja istun kohe oma elutoas arvuti laua taha, mis kummalise kombe siiamaani ei ole hakanud segama mind, et töötada kodukontoris. Ja siis ma prioritiseerin, et kui mul on vaja Hiinast tooteid tellida, siis ma hommikul hakkan kohe hiinlastega suhtlema, sest siis on neil veel päev kestab. Siis ma tean, et õhtul, kui mul on jäänud midagi rääkida näiteks transpordiga Ameerikas, siis need asjad ma lükkan õhtupoole, siis kui Ameerikas hakkab päev ja siis päeva keskel ma saan teha neid asju, mis mulle endale on seal vahepeal olulised vaja tarvis ära teha. Üks asi, mida sa soovitan meie kuulajatel teha hakata, et kes siis saavad inspiratsiooni või ennast harida või erinevas järkades, mis sa soovitan neil tegema hakata? Et saada Amazoni müüjaks. Või üldse oma elu natuke muuta või ettevõtjaks hakata? Ma arvan, et konstantselt töötada eneseharimisega. Et päris niisama on raske midagi juhtuda, kui sa ise ei anna võimalusi. Sest neid juhuseid nagu meie ümber on pidevalt, aga kui nad on sinu jaoks võõrad, sa ei tunne neid ära ja sa ei oska neid kasutada, siis tihti neid asju ei juhtu. Et selleks on nagu see konstantne töö enese harimisega vajalik, et sa hakkaksid nägema neid võimalusi ja samuti ennast õigete inimestega ümbritseda, sest need on inimesed, kes mõtlevad samamoodi kui sina, nad loovad neid võimalusi
ja nii sa satud ka ise keskkonda, kus on mingeid võimalusi teha asju teisiti kui seni. Ma olen täiega nõus, et ümbritse ennast õigete inimestega ja su enda mõtted muutuvad nendega koos, mis on äärmiselt oluline. Et järgmine küsimus on, et kui sul oleks suur plakat, mida sa saaksid panna näiteks Viru väljakule, Raekoja platsis tähendab, et mis see plakat ütleks, kui see oleks reklaam ega midagi? Ma arvan, et see võiks olla midagi sellist, et saa aru, mis asju sa teed sellepärast, et sul on hirm ja saa aru, mis asju sa tahaksid teha reaalselt sellepärast, et sulle need meeldivad ja õpi neil nagu vahet tegema ja siis tee neid asju, julge teha rohkem neid asju, mida sa reaalselt tunned, et annavad su elule väärtust. Kas sul on muidu olnud mentoreid või kas sul on hetkel mentoreid ja kas ise ka mentordad? Mul ei ole olnud ühtegi läbivat mentorit elus. Ma alustasin enda ettevõtlus arendamist kinnisvara valdkonnas. Seega ma käisin väga palju kinnisvara koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Ja ma võin pidada neid inimesi enda mentoriteks. Ja nüüd, kus ma olen tulnud Amazoni kaubandusärisse, ma samamoodi kuulan erinevaid mentoreid. Ryan Moran on üks parimaid, ma usun, ja ka palju teisi. Et ma püüan ennast pidevalt hoida lainel. Kas võiks öelda, et ongi need koolitused, see eneseareng ja see raamatute lugemine, et see ongi olnud nagu sinu jaoks need mentorid, et see ongi see samm olnud, mis on aidanud sind edasi viia? Ja ma arvan küll, et üks asi on see, et sa koolitustel käid ja loed raamatuid ja siis muidugi teine asi, et sa puutud kokku sarnaste inimestega, kes küll kas alati ei pruugi küll olla nüüd sinust, ma ei tea, 10, 100 või 1000 korda kaugemal võib-olla nendes eesmärkides, kuhu sa püüdled. Nad võivad olla ka sinuga sarnasel tasemel või pisut eespool, aga ka nendega koos viibimine, see on nagu selline üksteise mentordamine. Ja siis viimasena, et kuidas mina või meie kuulajad sul abiks saavad olla näiteks? Hea küsimus. Ma arvan, et meid siin Amazoni müüjad Eestis on liiga vähe hetkel. Ja Eesti on võib-olla liiga väike, et me saaks lubada seda. Väga paljud tooted on lahedad, mida Eesti ettevõtjad on välja mõelnud, aga neil lihtsalt ei ole nii väikses riigis turgu. Et mida sina ka näiteks teed, on ju see, et sa jagad praegu minu kogemust ja kui sellest kogemusest on abi mõnele Eesti tootjale, et ta leiab suurema turu enda kaubale, siis ma arvan, et see on juba üks väga hea asi. Okei, super. Aitäh sulle, Alvar. Uskumatult hea saade. Aitäh, Indrek. Nii, selline siis oli täna saade Alvariga ja ma loodan, et te nautsite sama palju, kui meie nautisime selle tegemist. Et saate märkmed ja Alvari kohta veel informatsiooni leiate minu kodulehelt hakkametegutsema.ee ja Alvar teeb ka Amazoni koolitusi, mis ma panen selle informatsiooniga oma lehele. Et palun kirjutage oma tagasisidet, jätke kommentaare, tellige see saade kindlasti endale iTunesist ja mujalt. Ja ma mainin, et ma otsin ka endale vabatahtliku inimesi, kes aitaks nüüd selle saate tegemisel ja Facebooki lehe haldamisega, et oleks äärmiselt suureks abiks. Aga selleks korras kõik ja järgmiste lugudeni ja tänud teile kõigile.